Mis mõtted sul tekivad seoses sõnaga projekt? Kas need on sellised ägedad, et äge, tahaks nagu hakata projekti tegema, või on see midagi tüütut, sellist, mis sisaldab väga palju selliseid igavaid koosolekuid ja siis nagu tüütut tööd ja siis tuleb mingi tulemus. Et mis asi on projekt? Ja laias mõttes projekt võib olla iga selline alguse ja lõpuga tegevus. Et näiteks ka üks päev on projekt, ka elu võib olla projekt, aga ütleme nii, et tavapäraselt me mõtleme siis projekti all midagi sellist, et me võtame mingisuguse eesmärgi, peame plaani ja siis viime selle ellu, no ja siis ongi projekt läbi. Aga kuidas teha nii, et need projektid, mida me ette võtame ühiselt eelkõige, oleksid sellised, et pärast nagu vaatame tagasi, ütleme, et vot seda nagu tasus tõesti teha, et sellele teekonnale tasus tõesti minna. Ja selleks ongi üks siis selline meetod või lähenemine, kuidas iganes seda nimetada, mis kannab nime draakoni unistamine, inglise keeles siis dragon dreaming. Ja et meetod meetodiks, aga seal on sellised võluvitsakesed väiksed sisse pandud, sellepärast, et see põhineb osaliselt ka Austraalia põliselanike arusaamadel, aga ka üldse ka lääne teaduse arusaamadel, et kuidas maailm toimib. Ja mis seal siis on, ütleme, teistmoodi võrreldes sellise, nagu keskmise projektiga. Teistmoodi on see, et draakoni unistamises koosneb projekt laias laastus nagu 4 faasist, 4 etapist. Et esimene on siis unistamine, kohe räägin, mis see täpsemalt on, planeerimine on teine, 3. on tegemine, teostamine ja 4. on tähistamine. Ja planeerimine ja teostamine, sellest ei pea pikalt rääkima, kuigi ka seal on erinevusi, et kuidas seda teha, et just nimelt selline mõnus energia nagu säiliks. Aga miks alustatakse unistamisest? Mõte on siis selles, et Austraalia põliselanike, aga ka võib-olla juba lääne teaduse järgi, et see projekt või see idee on juba kusagil nii-öelda õhus olemas. Nii, ja kui mina ütlen selle üksinda välja, siis ta on nagu minu idee, ma ütlen, et tulge minu järel ja lähme kusagile. See on nagu üks variant. Aga teine variant on see, et ma ütlen, et tuleme kokku ja unistame. Ja et siis ma ütlen, mis on minu mõte selle mingi eesmärgiga seoses ja igaüks saab öelda niimoodi ringis, et mis on tema unistused ja ideed. Ja siis see muutub meie ühiseks unistuseks. Ja selles on nagu kordades rohkem väge kui selles minu isiklikus suures visioonis. Ja sellepärast ongi see unistamine oluline, et nii-öelda tuua siia maa peale parim võimalik viis millegi teostamiseks ja see oleks nagu ühine unistus. Nii, ja siis liigutakse edasi planeerimisse, kus on sellised mõningad trikid, mis tõsiseid inimesi tõsiselt võivad ärritada, et näiteks, et eelarve tehakse valmis mingi maksimum 20 minutiga niimoodi plaksutades ja hüüdes siis erinevaid eelarveartikleid. Ja elu näitab, et see on täiesti nagu täpne. Ja et tehakse selline nii-öelda plaan, mis natukene meenutab siis ka ütleme sellist nagu matka, et ühed grupid liiguvad ühte teed pidi, teised teist teed pidi, saavad kokku lõkke ääres, siis räägivad, kuidas läheb, siis jälle lähevad lahku, teevad asju, et see tuleb ka Austraaliast, et kus siis põliselanikud nagu liiguvadki mööda mandrit ja laulujoontel ja siis aeg-ajalt saavad kokku ja vahetavad lugusid ja siis lähevad edasi ja et see on nagu selline sügavam teekond. Ja teostamine, nagu elu näitab, et on selline fokusseeritud pingutus, mitte see, et kõik iseenesest sünnib, aga et see pingutus on selles mõttes ka nagu mõnus, et asjad saavad tehtud suht lühikese ajaga, kui see ettevalmistus on olnud hea. Ja tähistamine on see, et mitte ainult nii-öelda pidu ja lähme laiali, vaid see, et me nagu võtame aega siis selle seedimiseks, mis on toimunud, anname tagasisidet üksteisele, täname üksteist, mõtestame,
mida me oleme õppinud ja sellest kõigest tekivad nagu uued unistused, millega võib edasi minna, kas sama seltskonnaga või uute seltskondadega. Ja draakoni unistamises on veel 3 nagu tähtsat sellist raamtingimust, et see projekt peab toetama iga osaleja isiklikku arengut, see peab olema kuidagi kasulik laiemale kogukonnale, inimestele ja see peab olema kasulik siis loodusele, maale, planeedile. Ja kui need 3 eeltingimust on täidetud, et siis kipub nii minema, et draakoni unistamist kasutades tehtud projektid võivad olla täitsa edukad ja tänaseks on maailmas kokku loetud ligi 8000 draakoni unistamisega unistatud ja läbi viidud projekti ja nii-öelda siis see counter tiksub edasi. Et kokkuvõttes draakoni unistamine tähendab seda, et kui meil on mingi unistus ja idee, siis me räägime, jagame seda teistega, me kasutame ühistarkust, me kasutame mängulisust, sellist mõnusat energiat ja suudame siis ootamatult kiiresti mingisugused asjad, mis võib-olla olid õhus, päriselt ellu viia.